Kaasa tuleb üks tüüp, keda te võib-olla ka teate. Lepnur läheb valisõitma, vaata. Lepnur läheb, op. Kell 9 umbes orienteeruvalt. Ja number 4, Sander Lepnur. Jah, see on mina. Mina olen käinud nüüd Michaeliga 3 aastat kaasas. No tehniliselt nüüd 3. aasta algas Witchgetterist. Ehk siis lõpuks see aasta jõudsime sinna punkti, kus mina ka nagu sain lõpuks sõitma. Ja see aasta oli nii minul kui Michaelil testimine. Ja siis testisime autosid. Küll ma testisin 36, vähe jõudu, siis mul oli 46 turbokas. Piisavalt jõudu, vedrustuspask, ei oska sõita turbokaga ja nii edasi. Aga me oleme nüüd jõudnud kohta, kus meil on informatsiooni piisavalt, et teha järgmises aastaks otsuseid. Jah, ma sõidan järgmine aasta. Me ei lõpeta ära. See oli clickbait. Ja nüüd ma siin siis ei suuda otsustada, mis ma teen järgmine aasta. Kas ma jätkan selle 46 turbokaga või ehitan uue auto. See on mu talvekas kaldkriips Daily, aga see on prillikas. Nii et selle roostes panni kõrval on see tõesti nagu tutti uus auto. Ja nüüd mul ongi küsimus, et mida ma teen järgmine aasta? Ma tean, et ma tahan sõita. Ma tean, et ma tahan sõita hea autoga. Mul on piisavalt informatsiooni, et see 46 teha paremaks. Aga nüüd on küsimus, kas on seda väärt. Äkki ma kombineerin need 2. Mootor selle pealt sinna, sest et see on rajupill. Ja teeme turbo esimese seeria. Müün maha turboka ja ostan sinna vabalt hingava 3.0 mootor, mis oleks kõige mõistlikum, sest et see ilmselt on piisavalt jõudu. Sama palju jõudu tuleb vabalt hingavana kui sellega turbokana. Turbo on muidugi ägedam. Ja sõidan rahus siis streeti terve aasta kaasa. Sest et ma tahan ikkagi... Ma ei saa öelda, et ma nüüd tahan võita, aga ma tahan teha kaasa terve hooaja, et mul oleks võimalus võita. Ja see tähendab seda, et peaksin ikka hea autoga sõitma. 46 on hea auto. Siin on vaja lihtsalt ette koile ja veits timmida asju ja see sõidab väga hästi. Aga see on roostes, see on raske. Ma tean, et esimese seeria saaks kergemaks, seal on rohkem grippi, parem juhitavus ja nii edasi. Uuem auto ka muidugi. Et siis ongi lihtne. Lihtsam, ütleme nii. Ja... Aga enne kui sinna jõuame, vaatame tagasi, mis siis juhtus. See hooaeg. Nii, esimene etapp oli siis Laitse. 36 tegelikult oli juba kevadel valmis. Ma vaatasin, et Raasilda jõuaks, aga nagu liiga vähe jõudu. Ma kartsin, see rada on liiga lauge minu jaoks. Ma ei hakanud proovima. Ei hakanud ennast ribadeks tõmbama, nii rahaliselt kui füüsilist on ju. Ja siis tuligi Laitse lõpuks. Ma ei tea, mitu etappi see hiljem oli, aga Laitse oli hea kodu lähedal. Ja siis ma mõtlesin, et ma lähengi sinna Laitse ja hakkan tegema asju. Ilmselgelt see nii hästi läinud, kui ma arvasin, et võiks minna. Ootused olid suured, et äkki 36 aegast sõidetud. Vaatasin, vihm on maas. Vihmaga saab ülihästi sõidetud. Sõitsin kulda enda arust. We came to put this in a chokehold, you spineless motherfucker! Ma ei ütle, et see oli kuld, aga enda arust see oli kuld. Siis läks kuivaks ja näha oli liiga vähe jõudu.
okei. See selleks, sain kvallipunktid vähemalt ja sellest mulle piisas. Esimene etapp, kvallipunktid, mõni mees ei saanud sealt edasi ja oligi väga hea minu jaoks tulemus. Top 32 kaotas muidugi turbokale. Nüüd on näha, miks mul 46 turbokas on järgmine auto, millega ma sõitsin. Sest ma kaotasin 46 turbokale. Tuppa. 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 Ja see viha aitas mul siis võtta ennast kokku ja ehitada see auto võistlusvõimeliseks. Ja seda ma tegingi. Siis tuli Kulbilohu, järgmine striidi etapp. Ja seal siis ei osanud selle autoga sõita. Tegime küll testipäeva ja kehalas oli jumala hea, kuld. Lasin reifi rõhud alla, jumala kiire, kõik asjad üli hea. Ja Kulbilohus saad üles alla mägi ja siis oli vihmaga trenn ja siis oli kuivaga. Kõik vabandused, vahet ei ole. Ütleme nii, et kvallist ma punkte ei saanud. Sest ma ei osanud turbokaga üldse nagu sõita vihmaga. Temal siis ka kindlasti vaja skoor kirja saada ja soovitatavalt tegelikult ikkagi sinna 70 punkti kanti ta võiks olla. Esimeses sõidus ta 0 all on siis ja tuleb päris ilusti, kui nüüd käib võib-olla natuke liiga palju välja. Jah, võib-olla et isegi kohtunikud, kes täna päris palju halastanud, et ja läheb seal ka no-go zone'i koonus. Nüüd ma juba oskan, see oligi järgmine etapp juba, kus ma hakkasin õppima. Ja oligi Kulbilohus punkte ei saanud, oli pettumus, oli märg, oli libe ja nii ongi. Ja siis tuligi lõpuks superfinaalid. Kaua oodatud etapp, ma oskan kehalat sõita, ma olen seal väga palju sõitnud. Küll mitte selle autoga palju sõitnud, aga ma tegin ikkagi kokku siis 2 trennipäeva. Enne Kulbilohu oli 1 selle turbokaga. Siis tegime mõned muudatused peale Kulbilohu, sain paremaks veel. Tegime ennem kehalat 1 trennipäeva lisaks sellele layoutiga, mis siis ette nähtud oli. Ja seal oli probleem sellega, et boost lekkis. Ja sai sõidet küll, keris küll, nagu te panen praegu siia video. Kerib väga hästi lõpuks, aga boosti leke oli nii suur, et see lääg oli lihtsalt. Nii vahet ei ole, selle sain korda enne superfinaalis. Väga hea, et ma läksin trenni, et seda üldse katsetada. Ja siis superfinaalides sain punktid kvallis, mis oli väga hea tulemus, arvestades seda, et 17 sõitjat ei saanud üldse ja vist üldse ainult äkki 19 sai edasi, sest 40 sõitjat oli vist. Ja siis sain kvallipunktid. Top 32 väga napilt isegi kaotasin ausalt öeldes. Lihtsalt tegin paar viga ja nüüd ma tean, mis seal autol nagu viga ka on actually.
ja roolimine tuleb paremaks saada ja no sellest räägime järgmine episood, kui see tuleb. Ja kui me hakkame seda autot heitma. Nii, siis ma sain tänu Karelile. Karel ei tahtnud enda auto ressurssi reseta ja andis enda koha mulle. Ja ma saingi superfinaalis sõita Artur Altmetsa vastu. Ja esimene oli Chase ja ma üldse ei mõelnud selle peale, et Semi-Pro auto on aeglasem kui minu auto. Sest mina sõidan väiksema nurgaga, see ref vihmaga kerib paremini, sest et ta on kitsam, mis iganes. Ma ei ole kindel, sest selles asi oli. Aga ütleme nii, minu auto oli kõvasti kiirem. Ma panen videoga siia. Järgmiseks etapiks, sest ka sellest järgmisest etapist Kareli jaoks väga palju sõltub. Kas ta täna jääb 3. või 4. kohale, seda me veel ei tea, see selgub kell 9 umbes orienteeruvalt. Aga järgmised mehed rajal on Artur Altmets ja Sander Lepnurm. Peaksid need mehed siis ka olema. Ja nendel on siis nüüd peaks olema teist korda lähevad, siis nüüd on Artur on siis Chase Run'i tegemas ja hetkel Artur siin kõvasti maha jäänud. Olin ise korra nägupidi paberitus, kas juhtus seal mingi viga, aga praegu eessõitja. Ei, ütleme, et on... Lasi sirgeks, parkis ära korra, Lepnurm. No, autode klassi vahe. Ja eessõites oli ka peaaegu inactive Chase, sest et ta ei jõudnud lihtsalt järgi mulle. Ja ma oleks võitnud selle või vähemalt one more time'i saanud, kui ma poleks teinud tagasipöördes viga ja mul läks esiotsa libisema. Ja see oli kahjuks minu viga, et ma ei lasknud ees refi rõhku maha, mis mul tegelikult oli väga kõrgeks pandud, et kuivaga esiots libiseks. Kui keegi tahab kommentaarides küsida, siis võib küsida, et miks see refi rõhk ees peab kõrge olema. Ja siis jah, põhimõtteliselt kaotasime jälle. Aga ei, see ei ole kaotus, see on õppetund. Ja põhimõtteliselt mul on see auto suht käpas. Arvestades isegi praegused vigu, ma saan nendega hakkama, ma saan neid parandada ja järgmise aastaks paremaks teha. Nüüd siis ongi küsimus, et mis edasi? Mis ma teen nendega? Kas ma kombineerin need, hoian raha kokku, müün selle maha, ehitan ainult seda või jätkan sellega ja see on lihtsalt teili edasi. Et ma küsiks siis teilt, kallid jälgijad, vaatajad, kui palju need üldse sinna kanalil enam alles on, sest et see on üle pika aja üks video, mis ma teen üldse. Aga nüüd on küsimus, et mis ma teen. Ja pange oma arvamused kommentaaridesse või kirjutage mulle Instagrami DM-i. Mis te arvate, mis oleks hea, mis oleks tore vaadata, mida oleks hea vaadata. Ja kogu selle asja point ongi jõuda mingile arvamusele, mis on hea, mis inimesi huvitab. Ja teine asi point on selles, et ma tahan teha ehitus nii-öelda videosid siis on ju. Et näidata, mida teha streeti autoga. Sest et mul on tuttavaid ja hea sõber Michael, kes teab väga palju nii streetist kui üldse driftist, et mis nippe kasutada ja see. Et ilmselt kõiki saladus me ei räägi välja, aga basic asju saab ikka teada. Ja äkki teil on ka huvitav, et sisuliselt see video ongi näha, kui palju huvi on selle vastu. Kas ma pingutan ja teen neid videosid, kas ma pingutan ja ehitan midagi vägevat, kas ma ei näe üldse vaeva ja sõidan selle sama kotletiga edasi ja ei oota väga kõrgeid tulemusi või ma ikka surun ennast ja teeme asju. Et tahaks teada, mis te arvate ja kas teid huvitab üldse selline asi, et see on selline feeler episood, et näeme, mis inimesed arvavad ja mis saama hakkab. Ja siis vaatame edasi. Et kuna talv on pikk ja võistluskontent ei olegi, siis ongi hea näidata, mis saab teha autodega. Et üks kotlet, 2 kotlet, võib-olla 3 kotleti, võib-olla ostan uue auto, võib-olla ei tea, mis juhtub.
aga jah, andke teada, mis te arvate ja ma arvan, ma olen päris pikalt plädisenud siin juba valijad. Nii et kirjutage kommentaarides, pange like, subscribe, teate küll, kui teid huvitab siuke content ja siis vaatame, näeme järgmine kord, võib-olla näeme paari aasta pärast ja tšau.